Ukraina parlament ei hääletanudki uue kaitseministri ametisse nimetamise poolt pärast Mihhail Fjodorovi tagasiastumist ning läks lihtsalt terveks kuuks puhkusele. Ukraina jäi sisuliselt ilma kaitseministrita, kuigi Zelenski kiirustas määrama ministri kohusetäitja. Ülemraada, nagu rahvasaadikud teatavad, ei kogune enne 18. augustit ning see tähendab, et uut kaitseministrit pole lihtsalt kellelgi ega kuskil määrata. Mihhail Fjodorov vallandati, täisväärtuslikku asendajat veel pole ja kohustused pandi ajutiselt Jevgeni Hmara õlgadele, kes enne seda savuti pool aastat ajutiselt täitis Ukraina julgeolekuteenistuse juhi kohuseid pärast Maljuki vallandamist. Ja kõik see toimub taustal, kus Venemaa juba nädal aega pommitab Odessat ja sadamaid ning USA sõda Iraaniga imeb maailmaturult ära just need Patriot-raketid, mida Ukraina taevas vajab. Muide, NATO peasekretär Mark Rutte soovis eelmisel päeval lihtsalt Fjodorovile edu ega hakanud tema tagasiastumist kuidagi kommenteerima. Kuidas juhtus nii, et riik, mis sõdib iga päev, sattus olukorda, kus president on sunnitud otsima uut kaitseministrit ja millega sa praegu rindel ning taeva kaitsmisel konkreetselt ähvardab? Vaatame sellele kõigele ausalt otsa. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole, seega olen tänulik just sinu tellimuse eest. Niisiis, kõigepealt lühidalt sellest, kuidas me üldse selleni jõudsime. Lühidalt ja kronoloogiliselt. 14. juulil saadab Volodõmõr Zelenski kogu valitsuskabineti tagasiastumisele ametlikult strateegia uuendamise nimel. Tegelikult on see mugav viis eemaldada üks inimene, kaitseminister Mihhail Fjodorov, ilma et teda isiklikult vallandataks. Lahkub kogu valitsus ja edasi lihtsalt ei nimetata soovimatut isikut uude valitsuskabinetti. 15. juulil kinnitatakse otsus. Fjodorovit uues valitsuses ei ole. Ukraina uueks peaministriks kinnitab Ülemraada Sergei Koretski, aga kaitseministriga tekib viivitus. Tundub, et kandidaadiks plaaniti Igor Klimenkot, kes on praegune siseminister. Kuid protsess jäi toppama. Ülemraadas ei jõutud kokkuleppele ning kaitseministri kohustused usaldati ajutiselt endisele Ukraina julgeolekuteenistuse juhi kohusetäitjale Jevgeni Hmarale. Samal ajal peab president Zelenski kohtumisi lahingukomandoridega. Reedel teatas presidendi kantselei, et valmistatakse ette ülemjuhataja staabi erakorralist istungit. Sellele istungile kaasatakse korpuste lahingukomandöörid ja peamised relvatootjad. President Zelenski pidas juba istungi, mille käigus kuulas ära võtmevaldkondade juhtide aruanded. Esinejate seas olid ka mehitamata süsteemide vägede juhatajad. Robert Madjar Brudi, Rahvuskaardi Azovi korpuse komandöör. Denis Prokopenko, Rahvuskaardi Hartia korpuse komandöör. Igor Abolenski, DSV ülema asetäitja. Andrei Tkatšuk ja 19. armee korpuse ülema kohusetäitja Valeri Skret. Samuti 3. armee korpuse komandör Andrei Beletski. Seal toimus ka palju erinevaid kohtumisi, sealhulgas Flessiga. Peamine arutelu teema oli olukord rindel, ehk siis komandörid andsid aru okupantide jõudude hävitamisest ja üksuste varustamisest. Ukraina kaitse jääb aktiivseks. Droonidega varustamine on järgmine teema. Põhirõhk oli suunatud rindele ulatusliku droonidega varustamisele, mis töötavad operatiivses sügavuses. Arutati ka fiiberoptiliste droonide tootmise ja tarnimisega seotud väljakutseid. Edasi arutati isikkoosseisu jaotamise küsimust. Koosolekul toodi esile inimeste õiglasema jaotamise programmi tõhusus lahingubrigaaside vahel, mis kehtib alates eelmise aasta detsembrist. Seejärel tõstatati välismaiste vabatahtlike küsimus. Hartia brigaadi kogemust välismaalaste kaasamisel plaanitakse laiendada ka teistele üksustele. Samuti tõstatati sõjavangide vahetuse küsimus. Erilist tähelepanu pöörati Ukraina sõjaväelaste vangistusest tagasitoomisele. Tulemuste põhjal saavad vastavad ametiasutused vastava ülesande. Nende kohtumiste tulemusena teatas president Zelenski, tsiteerin, valmistame ette erikoosolekut koos KPP, korpuse komandöride ja peamiste praegu rindel vajalike relvade ja vahendite tootjate osalusel. Tuletan meelde, et varem teatas relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski, et väidetavat endine kaitseminister Mihhail Fjodorov ei andnud ministrina rindele seda, mida sõjaväelased nõudsid. Nad väitsid, et sõjaväelased nõudsid üht, aga tema ostis hoopis midagi muud. Aga samal ajal, kui Zelenski peab selliseid kohtumisi, kerkib esile just see probleem, mis on selle saate pealkirjas välja toodud.
Selleks, et nimetada ametisse täieõiguslik kaitseminister, on vaja ülemraada hääletust. Ja ülemraada, rahvasaadikute sõnul, ei kogune enne 18. augustit istungile. Nad on läinud puhkusele. Sõda käib, aga meie rahvasaadikute puhkus on lihtsalt graafiku järgi. Ehk siis vana kaitseministri vallandamise ja uue ametisse nimetamise vahel tekib umbes kuuajane auk, mille katab kohusetäitja. Ja ma tuletan meelde, tegelikult on seaduse järgi kohusetäitja inimene, kellel on piiratud volitused ja kellel puudub täisväärtusliku ministri poliitiline kaal. Nüüd arutame, miks ei ole lihtsalt bürokraatlik formaalsus, vaid tegelik probleem. Vaatame täpsemalt, mida see kuu sellise kohusetäitjaga kaitseministeeriumis täpselt kaasa toob. Esimene ja peamine on kahjuks tempo kaotus, kõige ebasobivamal hetkel. Vaadake, mis kaob koos Mihhail Fjodoroviga. Ta loetles ise pressikonverentsil üles, mis oli tema isiklik projekt. Ta riskis ja suunas raha ümber. Raha, mis oli algselt ette nähtud sõjaväelaste palkadeks. 2026 aasta lõpuks suunati kauglöökidesse, fiiberoptilistesse droonidesse ja luuresüsteemidesse. See oli tema finantsiline skeem, mis hoidis Deep Strike'i kampaaniat. Need samad löögid naftatöötlemistehastele, mis põhjustasid Venemaal kütusekriisi. Ja nüüd küsimus, nagu öeldakse, miljardi eest. Kes selle tühja kuu jooksul võtab vastu sama julgeid ja riskantseid otsuseid eelarve ümbertegemiseks? Siin on suur oht, et süsteem läheb selleks kuuks üle režiimile. Me praegu midagi ei puutu, ootame uue juhi ära ja siis hakkame otsuseid tegema. Või režiimile. Lihtsalt täidame seda, mida öeldakse presidendi kantseleist. Ei vaidle millegagi vastu. Kuni pole täisväärtuslikku juhti, las süsteem töötab sellises režiimis. Teine küsimus on armee ühtsus. Me mäletame, miks see kõik juhtus. Fedorovi konflikt, ülemjuhataja Sõrskiga ja kindralite ultimaatum Zelenskile. Niisiis, kaitseministri vallandamine ei lahendanud seda konflikti. See paljastas selle. Õhuvägede ülema asetäitja kolonel Jelisarov esitas tagasiastumisavalduse, kirjutades otse, tsiteerin. Fedorovi vallandamine nõrgestab meie õhutõrjet ja toob kaasa uusi surmasid Venemaa rünnakute tõttu. Kui sõja haripunktis lahkuvad poliitiliste intriigide tõttu sellised inimesed ja uut täieõiguslikku kaitseministrit pole, mõjutab see otseselt armee juhitavust. Siin tasub siiski arvestada ka seda, et Ukraina võib lihtsalt valmistuda sügiseks. Sest just selle pärast toimubki kogu see segadus. Ja kuna sügiseks võib Venemaa valmistada uut mobilisatsioonilainet, peame ka meie selleks valmis olema. Kolmas on läbirääkimiste küsimus. On üks väga oluline nüanss. Kaitseminister on ka rahvusvaheline tegelane. Laupäevaste läbirääkimiste ajal Rammsteini formaadis ja kontaktides relvapartneritega. Mihhail Fjodorov pidas isiklikult 10 droonitehinguid, sõlmis Patriotide lepinguid, kokkuleppeid litsentseeritud tootmise kohta Ukrainas ja nii edasi. Kaitseministri kohusetäitja vaevalt suudab samaväärselt pidada selliseid läbirääkimisi. Partnerid võivad taas lihtsalt oodata, nagu öeldakse, päris ministrit. Ja see üks kuu seisakut diplomaatias, relvastusdiplomaatias on juba probleem. Aga see on probleem ka siserindel. Esimene löök, Odessa ja sadamad. Venemaa on juba nädal aega tugevalt rünnanud just Odessa suunda, sihides merelogistikale, sadamatele ja laevadele. Ja kuivlastilaevad on muide juba hakanud keenduma Odessa sadamasse sisenemisest. Vaenlane tunneb alati ära, kui vastasel on juhtimisalane nõrkus ja surub just sel hetkel. Jätta kaitseministri kohusetäitja käsijuhtimise alla just siis, kui vastane suurendab lööke kriitilise taristu pihta, on minu arvates siiski kahtlane otsus. Teine löök pole nii ilmne. Iraan imeb praegu lihtsalt kõik Patrioti raketitõrje raketid endale. Me arutasime seda eraldi saadetes. USA sõda Iraaniga. Seal käivad juba 6. ööd järjest vastastikused löögid. Hormuzi väina blokaad. Kõik see kulutab Ameerika Patrioti raketitõrje rakette meeletu kiirusega. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse hinnangul on USA juba ära kasutanud poole oma Thaadi-varudest ja peaaegu poole Patrioti rakettidest ning nende taastamiseks kulub aastaid.
Ja just sel hetkel, kui iga Patrioti raketi pärast käib ülemaailmne võitlus, no tõesti, kõik kaklevad nende rakettide pärast. Ukrainal on vaja võimalikult tugevat ja mis oluline, läbilöögivõimelist kaitseministrit, kes just nimelt võitleks nende tarnete eest. Siin võin oletada, et partneritega on juba kokkulepped olemas, sellepärast saab Zelenski endal lubada selle kuu ilma kaitseministrita. Zelenski teatas 14. juulil, et on jõudnud Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga kokkuleppele sõjatehnilise koostöö laiendamise osas. Ukraina saab litsentsid tiibrakettide Scalp ja juhitavate lennupommide IASM tootmiseks ning lisaks Astra 30 raketid õhutõrjesüsteemidele. Lisaks tarnib Prantsusmaa Ukrainale 2 uut Prantsuse-Itaalia õhutõrjesüsteemi SEMT-NG kompleksi, mis on analoogid Patriotile. Samuti teatas Zelenski, et Kiiev ootab selle aasta lõpuks luba Ameerika õhutõrjesüsteemide Patriot rakettide tootmiseks. Võib-olla saab Zelenski praegu endale lubada pausi kaitseministeeriumis, kuid siiski tundub selline paus üsna ohtlik. Olgeme ausad ka selles osas, mis pole nii hirmutav, et mitte paanikasse sattuda, nimetan ka rahustavaid tegureid. Esiteks, armeed juhib siiski mitte kaitseminister, vaid ülemjuhataja ehk president ja kindralstaap. Kaitseminister tegeleb eelkõige varustuse, hangete, raha ja poliitikaga, mitte vägede operatiivse juhtimisega. Nii et armee säilitab sõjalises mõttes oma juhtimise, käske annavad Zelenski, Sõrski ja kindralstaap. Ja see juhtimisahel töötab suurepäraselt edasi. Teiseks, hangesüsteem, mille Fjodorov üles eitas, on siiski digitaliseeritud ja institutsionaliseeritud, mis on oluline. See ei kuku kokku sellest, et ministri tool kuu aega tühi seisab. Ei. Tehased jätkavad droonide tootmist, lepinguid täidetakse edasi ja põhimõtteliselt süsteem juba toimib oma soodu. Küsimus ei ole peatamises, vaid aeglustumises ja otsuste julguse kaotamises. Teisest küljest just selleks kogubki Zelenski selle ülemjuhataja nõupidamise, kus on üheaegselt ühelt poolt lahingukorpuste komandorid, teiselt poolt relvatootjad, et otse kokku leppida ostudes ja tarnetes. Kolmandaks, uus peaminister Koretski lubas avalikult tagada Ukraina relvajõudude katkematu varustamise, Ukraina sõjatööstuse ja läänärelvadega. See tähendab, et varustuse teema pole ametlikult hüljatud. Sellega hakkab tegelema valitsus tervikuna ja president isiklikult, nii et siin pole mingit katastroofi. Aga on olemas kuu aega haavatavust, kuu aega vähenenud tõusust kõige kuumemal hetkel ja see on siiski halb. Ja teate, protsesside käsitsi juhtimine pole kunagi head toonud. Võtame kokku. Ukraina siseneb kõige ohtlikumasse perioodi. Tõhus kaitseminister on vallandatud. Talle pole veel täisväärtuslikku asendajat, on ainult kohusetäitjad. Ülemraada koguneb alles 18. märtsil ja terve selle kuu töötab kaitseministeerium käsipiduriga ajutise juhi alluvuses. See langeb kokku venelaste tugevnenud rünnakutega Odessa vastu ja ülemaailmse võitlusega Patriot rakettide pärast seoses sõjaga Iraaniga. On ilmne, et sel kuul võivad Venemaa vastu suunatud löökide tempod langeda. Lihtsalt sellepärast, et kogu valitsuskabineti ümber kujundatakse. Ja siin ongi see peamine küsimus, mida kogu aeg meeles pidada. Kas Venemaa naftatöötlemistehaste vastu suunatud kauglöökide kampaania jätkub sama tempoga ka ilma Mihhail Fjodorovita? Või saab Venemaa hingetõmbeaega just siis, kui ta oli kütusekrahhile kõige lähemal? Me näeme seda märki väga kiiresti. Lähinädalatel näeme seda Vene Föderatsiooni sisemusse tehtavate löökide intensiivsuse järgi. Kui nende löökide tempo püsib, siis tähendab see, et Fjodorovi süsteem elas oma looja üle. Kui tempo langeb, siis tähendab see, et see kuu läheb Ukrainale väga kalliks maksma. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!